Keset haldusreformi, koolide liitmist ning postkontorite sulgemist hakkas sensor välja peilima Eesti kõige kaugemat kohta. Ning leiti, et see on see küla siin, Meerapalu Peipsi järve kaldal. Me oleme tagasi 8 aastat hiljem, et vaadata, kuidas neil täna läheb. Meerapalu asub, nagu kohalikud ütlevad, Vanajumala selja taga. Lähima poe ja koolini on siit 20 kilomeetrit. Ja kuigi näiliselt on maakonnakeskus Tartu päris lähedal, siis tegelikult on see tunniajane minek, kuna tuleb sõita ringiga ümber Emajõe Suursoo. Kalurite hulgas on tegu populaarse kohaga, kust Peipsi peale sõita. Kohalikud elavad siin aga lihtsat elu. Mis sa siin ikka muud teed, et teed tööd on ju? Pimedal ajal teed tööd ja oma kodu korras hoida. Korras hoida, jah. Eks see võtabki enamus aega ära. Hoiad korras ja vaatad kah ja ega keegi hakkab nagu põrnitsema, siis no põrnitse. Siin on enne mõned põrnitsejad olnud ja ära läksid Meerapalust ju. Noh, toon sama. Kui Gerrit elab igapäevaselt Tartus ja lööb Meerapalu tegemistes kaasa peamiselt nädalavahetuseti ja suvel, siis Jaan elab siin aasta ringi. Ega peale tema selliseid palju rohkem polegi. Astrid, Jüri, Urve. Ja, no siuke 3-4. 4 tükki meie tänava peal. Jah, meie tänava peal siin, kes on nagu aasta läbi, aga noh, siis on, kes on tihedamad käijad ja siis on selline kontingent, kes ainult nagu siis suvel. Kes ikka kutsub, see on juba reedõhta kohal linna stressi maandama. No kas nii ilusad randa on kuskil? See on elamine kaasas lätlasel. No. Ilus pink. Vaata, ma kindaga lükka, vaata. See pink on pühendatud ainult Meerapas viibivale headele inimestele. Kevad 24. Igale poole pannakse, miks meil ei või olla siis. Ka kaugelt tulijana on tunda, kuidas linna stress siin tõesti kaob. Niimoodi jah, ja siin ongi siis Meerapal püha paik siin. Kuutsi, tulge siia, sõbrakesid, tulge siia. Aga ka kena vaade ei meelita külasse juurde püsielanikke. Kuidas elada külas, kust argiteenused on kaugemal kui kusagil mujal. Alustades poest ja arstist, lõpetades pangaga. Ei ole mitte midagi häda juhul. Kui inimene tahab elada, saab kõik välja. Mõned siin vingub, mul ei ole sularaha, sul ei sularaha. Siia me põgenemegi pankade eest ära. Jah, pankad ei saa kätte siit meid. Ei, kõik on korras. Juuksus saab ära lõigata. Mul sõber Aivar lõikab nüüd. Noh, lõikas mul juuksed ära. Lähed linna, vaadatakse mind üle. Väga hästi, Aivar lõikas. Kiitus. Vaat niimoodi käib asi. Kauplusauto tuleb 2 korda nädalas ja ongi valmis. See on ju omaette sündmus, kui lafka tuleb ju. Osad külanaised löövad ennast isegi üles selle päeva puhul. Ja ei maksa lafkad ära põlata. Kui lafka ära põlgame, siis ei tule lafkaga enam. Teisel pool küla, vana koolihoone kõrval, elab 12. põlvkonda meerapalulane Kristel. 8 aasta eest oli ta Võnnu kooli abiturient. Täna, pärast ülikooli õpinguid Tallinnas, on elu viinud teda Tartusse tööle. Siiski leiab ta aega veeta umbes pool oma ajast Meerapalus. Tihti teeb ta siit kodukontoritki. See teeb 28-aastasest naisest ametlikult noorima meerapalulase. Kuule, Rubi. Tšau, kõik, mine nüüd. Varesid on seal, mine vaata sinna poole. Üritan võimalikult palju siin olla, et nii mõnigi kolleeg, hea sõber pööritab silmi ja mõtleb, et appi, et kuidas sa viitsid Tartus sõita, et see on ju nii pikk maa. Et see võib olla 70 kilomeetrit, aga südames on see tegelikult, sa korraks pilgutad ja sa oled juba kohal. Ja minu päevad näevad välja peamiselt puhates, et nii kui ma Meerapallu jõuan või astun üle oma kodu ukseläve, et ma tunnen, et kuidas see tööpinge ja stress kõik kehast hajub. Ja nagu ikka ühel maatüdrukul on ikkagi saun au sees ja perega koos veetmisaeg on ülimalt tähtis. Ka Kristeli arvates on küla vahel kõik vajalik olemas. Mida pole, saab ta Tartus aetud. Ta igatseb vaid üht, korralikku külakeskust. Varem täitis seda rolli koolimaja. Siin oli ka raamatukogu, kus töötas raamatukogu hoidjana Kristeli vara lahkunud ema. Kas sa näed, et kunagi tulevikus võiksid siuksed koolimajad külades üle Eesti uuesti töötada ka?
mina isiklikult ütlen, et ei näe, sest et lähim kool Meerapalule on ikkagi Mehhikoormas ja siis tuleb juba Räpina ja Võnnu, aga Meerapalus ei, kindlasti mitte, et siin juba see infrastruktuur on nii teistsugune ja vananev elanikkond, et vaevalt, aga muidugi, et optimist peab olema, nii et mine sa tead, mis siin 50 aasta pärast toimub, aga praegusel hetkel küll kindlasti mitte. Räägitakse üle Eesti sellest ääremaastumisest ja sellest, kuidas kõik, mis ei ole Tallinn, jääb järjest rohkem unarusse põhimõtteliselt. Mis sina meerapalulasena arvad sellest kõigest? No üldiselt seda räägivad ainult tallinlased. Aga mina ütlen seda, et olgugi, et meil on väike kogukond, neid inimesi on siin küll vähe, aga meil on mõtteid, meil on ideid ja lõppude lõpuks, kui me kõik koos kokku saame, siis me teeme omas tempos, teemegi vastavalt võimalustele ja vastavalt sellele, kui palju meil on võimalus näiteks kas või projektidest raha taotleda. Ja just nimelt ideedest kohalikel puudust ei tule. Külavanemad pole Eesti üksildasima koha tiitlist heidutatud ja plaanivad Mõrrakuuri kõrvale külakeskust. Ei ole praegu ühtegi kohta, kus koos käia. Proovisimegi koostöös siis Peipsi kalandusarenduskojaga taodelda toetust, et ehitada meile üks siuke mõnus majakene. See tähendaks, et palju väiksema populatsiooniga paiku, kus on oma külamaja, Eestis ei oleks. Ametlikult sisse kirjutatud oli jah, koos 30 on Meerapalus ja Pedaspäel 10. See on 1. jaanuari 2025 aasta seisu. Nad tükivad ära suurema Pedaspäel ka. Okei, must huumor. Aga see ongi 100 ruutmeetrit, 30 inimest ilusti laua taha panna ongi täpselt paras meil. Kui Jaani tulel üks aasta oli 106 inimest, oli meil Jaani tulel üks aasta. Kõik tulevad siia. Jaa. Kokkuvõttes pole vanapagana selja taga elu nii halb midagi. Siin on talvel miljonivaade, suvel looduslik spa, nagu ütleb Jaan, ja ühtehoidev optimistlik kogukond. Eesti üksildasim küla tõestab, et igaühe õnn on nende enda suhtumise küsimus. Mina olen siin kasvanud, ma olen sündinud Meerapalus, ma olen siin üles kasvanud, oma lapsepõlve veetnud, noorusaja olen siin olnud, siis ma loodan, et ma kunagi teen oma viimase hingetõmbe siin. Et see kõlab võib-olla väga selliselt morbiidselt, aga ma tunnen, et ükskõik kus ma ka ei oleks maailmas reisinud, olnud, siis kodus on alati kõige parem. Kõigi sõna loeb. Jah, meil on siuke kogukond, et kõigi sõna loeb. Ja tuleb elada sõbralikult ja kes hakkab irvi ajama, siis võib Poolast ära minna, jah? Ära minna Poolasse.